Tere, hea kuulaja, algab Õpime koos 20. saade ning sinuga koos on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänases saates uurime, mis on haridusvabadus ning püüame mõista, mis võiks juhtuda siis, kui pideva kontrollimise asemel hoopiski kaasame õpilased kooli juhtimisse. Tänase saate teema on demokraatlik kool ning meie saate külaliseks on Katrin Saage. Signe, mida sa tead demokraatlikust koolist? Ma arvaks, et ma tean võib-olla natuke rohkem kui tavainimene, sest ma olen käinud ühel filmi linastusel siin ettevõtluskülas, kus Katrin oli ka kohal ja me vaatasime sellist filmi nagu School of Trust, mis rääkiski siis ühest demokraatlikust koolist. Ja ma sain teada seda, et tõesti on olemas selline kool, kus õpilased ise otsustavad, mida nad õpivad, kuidas nad õpivad, ma kujutan ette, et natuke ka millal nad õpivad ja õpetajad ongi nende lihtsalt sellised suunad ja juhendajad ja tundus, et kõik on väga õnnelikud seal. No nii, aga kas sul filmi vaadates või pärast tekkis ka mõningaid küsimusi, et kuidas siis päriselt see kõik toimima saab? No muidugi tekkis küsimusi ja ma arvan, et nüüd me saamegi Katrini käest seda kõike küsida, kes on selle teemaga rohkem kursis kui meie. Just nii, tere Katrin! Tere ka teile! No esimesena kohe küsikski sinu käest, et mis asi on üldse demokraatlik haridus? Demokraatlik haridus on hästi lai mõiste ja tegelikult ühte definitsiooni ei olegi, aga nagu juba väga kenasti öeldud on, et see on selline haridus või selline kool, kus õpilased saavad rohkem kaasa rääkida. Et on väga radikaalseid demokraatlikke koole ja näiteks kõige radikaalsem vorm on Sudbury mudel, kus tõepoolest igal kooli liikmel on hääl ning nad saavad hääletada näiteks selle üle, kes on õpetaja või mis näiteks kooli maks, et kui palju õpilased peavad maksma kooli eest ja tõesti selliseid asju otsustada, mida on võib-olla tavainimesel raske ette kujutada, kui pole sellist kooli näinud. Aga on ka selliseid demokraatlikke koole, kus on õppekava olemas, näiteks kõikides riikides, nagu ka Eestis, ei ole ju lubatud nii vaba kool, kus õppekava ei järgi. Ning et õpilased saavad väiksemates asjades või siis vähemal hulgal kaasa rääkida. Kas demokraatlik kool maailmas on ainult erakool või on see kuskil ka siis juba munitsipaalkool? Kindlasti ma kõikide kohta ei tea, enamasti on nad erakoolid, aga Iisraelis näiteks on nad riigikoolid ja neid on üle 30 ja riik toetab neid, on olemas eraldi demokraatliku hariduse instituut ja isegi haridusministeeriumis on eraldi osakond selle jaoks, et see on üks nii-öelda selline edunäide. Sa tõid välja selle, et demokraatlikus koolis lastel on sõnaõigus selles, et kuidas kooli juhitakse, mida õpitakse ja nii edasi, aga mille poolest ta veel nagu erineb? Ma arvan, et kui inimene mõtleb kooli peale, demokraatliku kooli peale, siis ta peabki kõigepealt kustutama ära kõik mälestused, arusaamad, mis tal tavakoolist on ja kui seal ringi käia selles koolis, siis sa ei saa küsida, et mida nad siis seal teevad päeval, sest iga õpilase iga päev on täiesti erinev. Et ma arvan, et see on hästi suur erinevus ja tegelikult ka mul on alati hästi tähtis see, et milline see ruum või maja või siis see keskkond välja näeb, et need koolid tavaliselt ei näe üldse tavakooli moodi välja, et tihti seal ei olegi klassiruume, kus lauad on rivis või siis niimoodi lapsed istuvad laua ümber ringis, vaid et on lihtsalt ruumid, muusikaruum, arvutiruum, lihtsalt ruum, kus on suur laud, siis köögis näiteks teevad midagi, aias möllavad, et see ka maja võib näha täitsa selline nagu eramaja või selline hoopis teistsugune välja. Kas demokraatlikusse kooli tuleb laps 7-aastaselt, nooremana või hiljemalt, et kuidas see kogemus on? Ja et üks põhjuseid, miks demokraatlikud koolid on erinevad, ongi see, et igas riigis on ju erinevad seadused. Et tavaliselt öeldakse alates 4. eluaastast, sest ju väga paljudes riikides lapsed lähevad 4-aastaselt juba nii-öelda kooli. Ja Sudbury mudel on ka USA-st pärit ja seal ka juba 4-aastaselt nad lähevad siis sinna kooli. Kui Eestis oleks selline kool, siis nad läheks arvatavasti 7-aastaselt. Ja kas samamoodi on ka lõpetamisega, et on erinevates vanustes? Ja umbes 19 ja lõpetamisega on niimoodi, et nad ise
siis mingil määral saavad otsustada, näiteks Sudbury mudelis on ka niimoodi, et nad peavad sellise suure lõputöö tegema, nad peavad seda esitama või nii-öelda kaitsma, et sisu on selline, et nad peavad nii-öelda tõestama või näitama, et nad on valmis minema nüüd ühiskonda ja on vastutustundlikud kodanikud ja komisjoni liikmed on väljaspool kooli, et siis see oleks objektiivsem. No aga ma olen 19-aastane, lõpetasin just demokraatliku kooli ja nüüd tegelikult tahaksin minna arstiks õppima. Minust peaks saama arst, et kas see asi on võimalik? Väga hea valik. Aga jaa, sõltub jälle riigist ja sõltub ülikoolist. Et tõepoolest sellises koolis sa ei saa endale niisugust klassikalist paperit, millega ülikooli lihtsalt sisse astuda, aga need näited, mis mina olen lugenud, need on küll põhiliselt USA-st. On sellised, et nad teevad kas mingeid lisasisseastumiseksameid või nad käivad intervjuudel. Ma mäletan ühte näidet, kus üks õpilane oli väga sihikindel ja siis kirjutas mitu korda ülikooli ja lõpuks sai intervjuule ja siis kõik olid väga vaimustuses temast ja siis sai sinna sisse. Et sa pead leidma arvatavasti mingisuguse alternatiivse tee. Kuigi mulle tundub, et maailm liigub järjest rohkem selles suunas, et sa ei pea nii väga paberitega tõestama, mulle vähemalt tundub, nii töökohta minnes kui ka ülikooli minnes, vaid nad tahavad koha peal näha, kui hea sa oled. Intervjuudel on järjest rohkem kaal minu arvates, järjest suurem kaal. No kui me käisime Hugo Treffneri koolis rääkimas, siis tegelikult sealne õppelajuhataja Aime Punga ütles samamoodi, et teinekord see vestlus on isegi tähtsam kui see, mis paberi peal kirjas on, et näha, kui motiveeritud õpilane ikkagi on. Et ma kujutan ette, et me liigumegi sinna suunas, et igasugused sellised vestlused või mingid grupi ülesanded, kus ma pean grupis töötama, lahendama. Koostööoskused. Just, et see nagu on võib-olla isegi tulevikus tähtsam. Ja ma nägin hiljuti artiklit, mis olid Inglismaal mingisugune suur tööandja, kahandas ülikoolis saadud punktide osakaalu, et tööle saada. Järjest saadakse aru, et kui keegi on nii-öelda puhas viieline või kõik on A-d, et siis tegelikult ei pruugi üldse nii hästi läbi lüüa kui mõni teine inimene. No aga sa alguses korraks mainisid ka, et kui minna kuskile sinna kooli, et siis ei teki üldse seda küsimust, et millega nad seal tegelevad. No aga kui ma nüüd mõtleksin siin enda klassi peale, et kui ma laseks neil kõik vabaks ja ütleks, et ise otsustate, mis te teete, siis ma ei tea, kas nad ikka õpiksid midagi. Võib-olla nad mängiksid päev läbi telefonis mingisugust Minecrafti mängu. Et kuidas need lapsed seal koolis siis ikkagi õppima saadakse või kuidas nad õpivad? See on kindlasti küsimus, see klassikaline küsimus, mis inimestel esimesena tekib. Ja minu arvates on nii lahe, et sa kohe juba tõid välja ühes lauses õppimine ja mängimine ja sa vastandasid neid. Tegelikult mina vähemalt usun ja ka paljud teadlased usuvad, et mängimine ongi põhiline viis, kuidas inimene õpib mingisuguse eani. Ütleme mingi võib-olla 10, isegi 12 aastat sõltub inimesest. Et mängimine on evolutsiooni teel tekkinud viis, kuidas tagada see, et inimene õpib. Sest kujutate ette, kui te olete väikseid lapsi näinud, kuidas nad viitsivad ühte sama asja 100 korda uuesti teha. Kujutate ette, kuidas me suudaks tunnis seda saavutada. Mängimine ongi õppimine, tihti, see ei pea olema täiesti võrdusmärk. Ning teine asi on see, et mina mõistan vähemalt mõistet õppimine hoopis teistmoodi, et raske on ette kujutada, millal inimene üldse ei õpi. Ma ei tea, kui te näiteks proovite praegult vastata küsimusele, millal on olukord, kus inimene ei õpi? No ma proovin, kui ma mõtlen kohe, et kas äkki see, kui ma vedelen kodus diivani peal ja vaatan mingisugust seebikat, kas äkki siis ma ei õpi midagi? Aga see on see, mida ütleb näiteks Fred Jüssi. Isegi mitte midagi tegemine ja logelemine on õppimine, et sa lased oma kehal puhata, energiat koguda ja see tegelikult sul kuskil alateadvuses mingi asi ikkagi, midagi tiksub, sa midagi õpid. No, siis mul on hea meel. Aga ma küsin Katrin siis seda, et mäng on jah õppimine, eks ju, et me õpime läbi mängu, aga kuidas see noor inimene jõuab selleni, et et on mingisugune tuumafüüsika ja on mingisugune keemisprotsessid, mingisugused keelestruktuurid, kas need on üldse vajalikud siis või kes neid suunab? Ma küsiks teistpidi hoopis, et kui keegi õpib innukalt, näiteks väike laps mängib, siis miks on mingi teise asja õpetamine väärtuslikum kui see, mida ta hetkel õpib? Kui ma vaatan näiteks oma last,
ta on küll 4-aastane alles, aga minu arvates ta lihtsalt igal sammul kogu aeg õpib. Mõned asjad mulle tunduvad mõttetud, aga see on täiesti tegelikult minu väärtuste tõttu. Et miks ma peaks järsku ütlema, et ära nüüd õpi seda asja, vaid õpi seda asja hoopis, mida ta teeb vähem efektiivselt, sest et hetkel ta ei soovi seda teha. Et minu arvates see ei ole õigustatud põhjendus, et me peame mingeid baasteadmisi teadma ja õpetama selle pärast, sest et te olete ise ka ju kontrollööde vastustes näinud, et kui nad ei taha õppida, siis nad ei saa sellest ikkagist aru. Ja ma ei mõtlegi siin seda, et on selline riiklik õppekava, et mida me peame järgima, vaid just see, et kus lapsel tekib see uus tasand, et see võib ka huvitav olla, et ta liiguks nagu edasi, eks ju, et sa oled rääkinud sellest kalapüügi näitest varasemalt meile, eks ju, et laps istus jõe ääres ja muudkui püüdis seda kala ja tundis sellest rahuldust, eks ju, aga ühel hetkel võib-olla on see, et ta võib-olla ei tunne seda rahuldust enam, et kuidas ta teab, et järgmine asi võib huvitavam olla. Tänapäeval on eriti lihtne ju, Google, aga vanasti oli võib-olla keerulisem. Me oleme hästi just sellised lääne ühiskonna keskselt, mõtleme mina, eriti kui ma mõtlen demokraatlikust haridusest. Ma arvan, et tõesti see küsimus on adekvaatne, kui me mõtleme, ma ei tea, Pakistani Mägiküla kooli laste peale, et nad on seal oma külakeses ja nad ei pruugi elu sees mõne teema kokkupuutes, sealselt ei ole raamatuid, ei ole inimesi, kes oleks sellest kuulnud, võib-olla neil ei ole head internetiühendust ja nad ei oska inglise keelt või midagi sellist. Ja siis tõesti õpetaja on see allikas, kes jagab mingisugust informatsiooni, mingid raamatuid, võib-olla aitab tõlkida, aitab inglise keelt õppida või midagi sellist. Aga meie ühiskonnas nagu, ma ei tea, raske on uute asjade peale mitte sattuda. Ma praegult vaatan korraks telefoni, ma võiks juba 10 uut asja ära õppida. Et nagu ei pea, minu arvates meie ei pea muretsema sellepärast, et me ei satuks mingi uue asja peale. Pigem me peame ennast juba natukene nagu eemaldama informatsiooni küllusest. No tegelikult, kui igapäevaselt kooli tööle lähen, siis need väikesed 1. klassi lapsed tulevad ja igal ühel on midagi uut rääkida ja seeläbi rikastab ka kogu klass ja ma ütlengi, et tegelikult tahaks kõik need õpikud ja töövihikud nurka visata ja rääkidagi nendest asjadest, mis need lapsed kõik on ise vahepeal õppinud, teada saanud ja me õpiksime kõik üksteiselt ja mulle see mänguteema ikka ka veel nii meeldib, et ma tean ju, et mäng on see, mis tegelikult väikest last kõige paremini õpetab, ja ma teen seda tundides ka, aga tahakski rohkem teha. Küll ma veel ei ole vist sealmaal, et nüüd andagi siis nii vabaks ja ma ei kuutagi ette, kas üldse siin Eesti koolis mina kui tavaline klassiõpetaja saaks kuidagi üldse midagi teha selles suunas, et kui kellelegi siin juba võib-olla huvi natuke hakkas pakkuma, et see demokraatlik kool ja väga huvitav ja lapsed mängivad ja ei olegi sellist sundi taga, et mis sina arvad, kas näiteks mina tavalise klassiõpetajana saaks kuidagi neid põhimõtteid või asju rakendada? Keeruline, sest ma ei ütle seda sinu kohta täpselt, aga ma arvan, et koolis on selline keskkond, et tegelikult hästi paljud lapsed üldse ei taha selles keskkonnas olla või kui nad saaks valida, siis nad jookseks õue või koju või arvutisse. Et mängu üks definitsioone, mida Peter Gray ütleb, on see, et mängust on sul alati vabadus lahkuda. Et mängureegel, mida ma alati oma pojale ka ütlen, et näiteks, et mõnikord hakkab niimoodi natuke kamandama, et ei, et sina pead nüüd nii tegema, aga siis ma alati ütlen siiralt, ma nii ei taha, et siis ma ei taha seda mängu mängida ja siis alati ütlen, et mäng peab kõigile tore olema, et ma ei pea seda mängima, kui ma ei taha ja sina ei pea teistega mängima, kui sina ei taha. Et see mängureegel on see, et kõigile peab meeldima ja see aitab ka sotsiaalseid oskusi arendada, sest mõelge selle peale, et on erinevad vanused koos, näiteks õhtul mängivad mingid kossu või midagi ja siis sa pead arvestama, et kõigil peab meeldima, sest muidu üks läheb lihtsalt minema. Ehk siis sa pead oskama navigeerida, läbi rääkima, sa pead oskama mõtlema välja mingeid selliseid trikke, et vanematel lastel oleks raskem, et näiteks sa pead vasaku käega mängima, et noorematel oleks lihtne, et sa pead timmima ja vaatama kogu aeg kõigile meeldiks, sest et kui sa hakkad üksinda seal nii-öelda nõmetsema või bossama, siis kõik lähed siis minema, sa ei saa enam mängida. Aga mängu hästi oluline reegel, mida Peter Gray rõhutab, on see, et sul peab olema õigus sealt lahkuda, et muidu see ei ole mäng. Ja see on minu arvates see, mis teeb selle koolis raskeks. Et tihti öeldakse, et õpetame läbi mängu ja nüüd nad mängivad, aga tegelikult see ei olegi mäng nagu selle Peter Gray definitsiooni järgi. Aga mida ma arvan, et äkki sa saaksid teha, on näiteks toetada seda, et nad vahetunnis siis saaksid mängida. Et ma olen kuulnud üks mu tuttav, kellel on ka laps teises klassis, ütles, et nendel reaalselt oligi üks vanakooli õpetaja niimoodi öelnud, et mis te siin mängite vahetunnis, et see koolis ei mängita.
et siis vähemalt toetada seda või kui ise olla vabal ajal laste läheduses või tädina või lapsevanemana või mis iganes, et toetada seda, et nad siis saaksid mängida. Ja võib-olla ongi, et otsida naabreid, kellel on lapsed, et nad saaks seal kuskil aias möllata omaette või et seda siis toetada. Aga Katrin, sa rääkisid Peter Gray'st, et meil on laua peal siin ka tema raamat Vabadus õppida, räägi sellest ka. See on siis meie värske lapsuke, nagu me Elinika seda nimetame, et see on tõlkeraamat ja raamat ise on antud välja aastal 2013 Peter Gray poolt ja meie siis lugesime selle läbi, olime vaimustuses, Helin on filoloogia taustaga, vaatas, et see on niisugune kergesti loetav või ladus raamat ja siis temal tuli idee, et võiks seda tõlkida. Aga millest see raamat räägib? Ja see raamat ise räägibki, selle pealkiri on Vabadus õppida ja pikem tekst on miks teeb loomuliku mängimistungi toetamine meie lapsed õnnelikumateks, sõltumatumateks ja paremateks eluaegseteks õppuriteks. Ehk siis mäng on kindlasti see keskne märksõna selles raamatus. Ja tema ise on evolutsiooniline psühholoog, ehk siis ta on uurinud just kuidas evolutsiooni tõttu on inimene arenenud siis ükseks mänguliseks liigiks ja miks mängu üldse vaja on, miks ta on olemas ja kuidas me selle kaudu õpime. Ja siin ta räägib demokraatlikust koolist ka. Kas see raamat on selline nipiraamat või on see selline teooriaraamat? Kõigepealt on ta populaarteaduslik, et ta on ise Bostoni kolledži professor, et ma alati natukene mõtlen, et äkki inimesed mõtlevad, et see demokraatlik kool on mingi hipivärk, aga ei ole. Et tema enda poeg käis ka demokraatlikus koolis ja see ongi populaarteaduslik, siin on viiteid teadustöödele, erinevatele hästi ägedatele katsetele, et õpetajana on seda väga lahe lugeda, et mis katseid on õpilastega tehtud, et millal on nii-öelda nad paremini õppinud või halvemini õppinud ja siis ta räägib ka oma kogemustest ja ta räägib sellest Sudbury koolist täpsemalt, mis nende vilistlastest saab ja kuidas see koolisüsteem üldse töötab. Ja siis ta räägib mängimisest põhjalikult ning annab nõuandeid ka lapsevanematele, et see on viimane peatükk siis, et kuidas siis ise olla toetav lapsevanem pigem kui kontrolliv. Ja hästi äge on see, et Katrin on ühele saate kuulajale ka selle raamatu auhinnaks pannud, nii et jälgige meid Facebookis, eks ju, likeige ja share'ige, siis saate võib-olla ka loosi on naeratab teile ja saate raamatu omanikuks. Väga soovitan osaleda, sellepärast, et neid tiraaž on 500 ja pooled on juba läinud ja kuskile poodidesse see müük ei lähe, nii et see on niisugune rariteetne asi. Aga kui nüüd keegi kuulab ja ei võida seda raamatut, et kuidas tema siis selle endale soetada saaks? Siis võib meile kirjutada meiliaadressile kogukond.punt@gmail.com. Nii, kas on veel mingisuguseid raamatuid või nagu ma alguses mainisin, et üks dokumentaal oli, mida ma nägin, kas on veel midagi, mida sa soovitaksid lugeda, vaadata, kuulata, et saada selle demokraatliku kooli kohta rohkem teada? On ikka, aga kahjuks tõesti eesti keeles ei ole, et selles mõttes meie missioon ka Eesti 100, eks ole, meie kingitus siis Eestile oli see, et demokraatlikust haridusest on see esimene raamat, mis on eesti keeles olemas. Aga inglise keeles, kellele meeldib ka inglise keeles lugeda, siis on olemas minu enda üks lemmikuid on Jakov Hehti raamat. Tema siis räägib oma kogemustest, et ta on Iisraelis avanud paljusid koole ja on paljusid koole lootusetust olukorrast ellu äratanud ja demokraatlikumaks teinud. Ja see raamat mulle väga meeldis, see on suhteliselt uus raamat ja Jakov Hehti tuleb ise märtsis siis Eestisse külla ka. Siis USA-s selle Sudbury kooli rajaja Daniel Greenberg on kirjutanud ka demokraatlikest koolidest raamatu või sellest filosoofiast ning las ma mõtlen. On ka selliseid, mis ei ole täitsa demokraatlikust haridust, aga rohkem sellest iseõppimisest või siis self-directed learning, et näiteks on John Dewey või John Holt ja mõtlen. Ja Peter Gray'l endal on veel olemas Psychology Today internetilehel oma see kolumn või blogi, kus ta kirjutab artikleid, et paljud ongi näiteks selle kaudu jõudnud temani, et kui raamatut kuskilt ei leia. Üldiselt Eesti raamatukogudest väga midagi ei leia. John Holt on võib-olla põhine, ma ei tea, kas olete kuulnud tema kohta? Peab ütlema, et ei ole, aga ilmselt mingil hetkel siis tutvume.
ja tema raamatuid on lugenud paljud need vanemad, kes just võtavad oma lapse koduõppele või lausa vabaõppele või et siis enamasti nad kõik ütlevad, et nad on olnud John Holtist inspireeritud. No nii, aga sa juba mainisid, et sa kuulud sellisesse rühmitusse nagu Punt, mille eesmärk on ilmselt siis see, et seda demokraatlikku kooli Eestisse, ma ei tea, tuua või luua, et kui kaugel te olete oma sellise eesmärgiga? Jaa, inimesed alati küsivad seda, et Punt on demokraatliku hariduse kogukond ja põhiliselt on ta selline virtuaalne kogukond, et meil on olemas oma Facebooki grupp, just äsja Eesti 100 puhul muutsime nime ja see on vabadus õppida, et igaüks võib liituda, kes tahab. Aga olemegi siis korraldanud ka filmiõhtuid või oleme isegi ühe koolituse teinud ja nüüd see raamatu tõlkimine on selle raames. Et meie eesmärk täpsemalt osadel inimestel võib olla, aga minul ja Helinil, et me asutasime selle kogukonna, ei ole üldse kooli luua. Et meie eesmärk on kogu aeg olnud seda infot edastada ja levitada ka eesti keeles või käia rääkimas seal, kus kutsutakse. Et meie isiklikult kooli ei tahagi luua ja mina tegelikult arvan, et kooli pole üldse tegelikult vajagi. Aga ma tean, et mõned inimesed mõtlevad selle peale, et Eestis võiks ka demokraatlik kool olla. Ehk siis teie mõte on see, et seda teadvustada sellise mõtteviisi olemasolu ja siis võib-olla nagu samm-sammult tuua neid asju tavakooli. Ja äkki sellest sünnib midagi, äkki keegi teeb demokraatliku kooli või demokraatliku lasteaia või demokraatliku ülikooli või et kõik need variandid on võimalikud. Ja sa paneksid oma lapsed sinna õppima? Kui nad tahavad sinna minna, aga ma arvan jah, et kooli pole vaja. Aga mis on Eestis praegu kõige sellisem demokraatlikum kool sinu meelest? Minu meelest on Sänna leiutajate külakool, ma arvan. Kuigi nad üldse ei seosta ennast demokraatliku haridusega, aga mulle endale tundub, et see on kõige sarnasem. Sellepärast, et demokraatlikus koolis on 2 aspekti. Üks on see, et nad usuvad, et noor saab ise vastutada oma õppimisest, et nad on täiesti, kõik on hästi, kui noor valib ise oma õppimisviisi ja seda, mida ta õpib ja kuidas õpib. Ja teine osa sellest on see, et kuidas otsuseid vastu võetakse. Tegelikult on mingis mõttes 2 täitsa erinevaid asja. Ja Sännas seda otsuste vastuvõtmise osa minu arvates ei ole, aga ma usun, et nad toetavad väga seda iseõppimist. Et sellepärast on ta kõige sarnasem. Samas mulle tundub, et mida aeg edasi, seda rohkem ma saan aru, et ma olen natukene võib-olla liiga teinud Eesti koolidele või tegelikult on nii palju ägedaid koole, mille kohta ma ei teagi. Meil on ju nii palju koole ja minul on ju kogemus ainult mõne kooliga, et näiteks Sütevaga humanitaargümnaasium tundub väga lahe koht olevat, kus õpilastel on mõnus olla ja saavad rohkem sõna sekka öelda ja Rocca al Mare kool näiteks. Ja kindlasti võib-olla mingid väiksed külakoolikesed, kus ongi õpilased saavad rohkem kaasa rääkida. Et ma ei tea, kui keegi teab, siis võib Facebookis või siia kommentaaridesse kirjutada. Mul oleks endal ka huvi teada saada. No ma vaatasin, et teie raamatu tutvustus toimus Kaia koolis. Et miks te just selle kooli valisite? Meid kutsuti sinna. Aga ma vaatasin seda kodulehekülge ja mulle tundus, lugedes selle kooli selliseid eesmärke, visiooni, et ka üsna sarnane demokraatlikule koolile. Ja kindlasti nemad ka toetavad sellist individuaalset lähenemist või seda iseõppimist, õpilaskeskset õpetamist. Aga täitsa sellist, et selliseid suundi, kus usutakse, et laps suudab ise oma õppimise eest vastutada, on veel. Näiteks ongi see vabaõpe, kus vanemad võtavad koduõppele lapse ja üldse mingit õppekava nii-öelda läbi ei võeta. Et näiteks USAs on väga palju selliseid vanemaid ja on YouTube'i kanaleid, kui keegi tahab guugeldada, kus vanemad seda kajastavad. Aga demokraatlikus hariduses on veel see aspekt, et kõigil on üks hääl ja koos võetakse otsuseid vastu ja sellist nagu kooli Eestis ma ei tea, et oleks. Kus saaks tõesti nagu olulisi asju otsustada, mitte seda, et mis on palli teemaks on ju see aasta või midagi sellist. Mis on ka kindlasti oluline, aga mitte siis institutsionaalses mõttes. Teie kogukonda kuulub ka Indrek Lillemägi, Emily kooli asutaja. Ta on seal Facebooki grupis. Kooli juht, eks ju, et kas sealt võiks saada mingi algus, et kooli juht kaasab kõik nüüd õpetajad, õpilased, hakkamegi ühiselt otsustama, vastutama. Ja Indrek on väga äge inimene, et ma olen ise temaga ka mitmeid kordi kokku puutunud ja oleme temaga pikalt Tartu-Tallinn maantee peal diskuteerinud sellel teemal.
et ma ütleks, et tema ei ole nii seda usku kui mina, aga ta on väga nagu kursis selle teemaga ja kes teab, mis sealt Emily koolis tulemas on, et ma seal neid külas ei ole käinud, aga Indrekuga ma olen vestelnud ja Indrek oli ka meil arvamusfestivalil meiega kambas, et kus ta esindas siis seda kooli poolt arutelus. Aga peab tema käest täpsemalt küsima, mis ta ise arvab. Mulle tundub, et näiteks üks asju ongi see, et demokraatlik kool on mingis mõttes hästi kulukas või sest ta on nii individuaalne või et seda kuidagi on väga raske riiklikul tasandil läbi viia, et see on kindlasti üks nii-öelda miinuseid. Aga see peab alguse saama, mulle tundub siiski juhtkonnast, et kui me siin Signega räägime, et me tegelikult klassis anname lastele ju üsna palju sellist valikuvabadust, aga see ei tee veel sellist demokraatlik klass on see küll, aga demokraatlik kool, et lapsed tegelikult koolielus väga palju ei saa ju otsustada, et on küll õpilasesindus, on eks ju vanemate kaudu, on hoolekogu. Õppenõukogus tegelikult nad on esindatud tihti. Just, aga see on ikkagi selline, mulle tundub tegelikult, et see hääl hakkab vaikselt tõusma, aga ikkagi see hääl on veel natukene liiga vaikne, et võib-olla kui koolijuhid teadvustavad seda, et siis võib-olla hakkab midagi muutuma. Inimestel on erinevaid teooriaid, et osad ütlevad, et õpilased mingi Toompea ette siis mässama nii-öelda, et jah, et see võib ju erinevatest otsadest alustada, et kas õpilased näiteks siis teevad häält või lapsevanemad näiteks ei ole mingite asjadega nõus, et USA-s näiteks on ju täitsa suured liikumised juba, kes on nende standardiseeritud testide vastu ja ei osale nendel ja või siis on tõesti, et mingisugused koolid on positiivsete näidetena ja see idee levib või siis õpetajad või et variante on palju, et kust otsast see võiks alata. No siin Eesti 100 puhul justkui see raamat ju siis nüüd, tähendab see raamat sündis Eesti 100 puhul ja teil on selline oma Facebooki grupp ja olete hästi aktiivsed ja tegutsete, et kas kuidagi nii-öelda siit siis riigi poolt on ka näha, et mingid inimesed tunnevad huvi selle vastu, et on mingid teemad kuskil algatatud, pakub see huvi haridusministeeriumile näiteks? Haridusministeeriumile. Ma olen haridusministeeriumist mõne inimesega rääkinud, nüüd vestlused on meil olnud ja et kui on mingitest kooli rajamistest räägitud ja näiteks seesama Jago Heht on Eesti e-resident ka ja tal on väga suur huvi ka nii-öelda ministeeriumi tasandil rääkides. Tema just hästi rõhutab, et ta ei taha, et need oleksid vastanduvad asjad, et riik ja siis see niisugune rohujuure tasand ja asjad oleks vastanduvad. Ma arvan, et meil Heliniga on õnnestunud või siis Pundiga on õnnestunud seda infot viia kuni umbes direktoriteni, sest meil seal tegelikult Facebooki grupis on päris palju veel teisi direktoreid ka peale Indreku ja on ka direktoreid, kes on ostnud endale selle raamatu ja äkki loevad läbi ka. Ja on ka üks parlamendiliige meil seal olemas ja filmiõhtul käis ka. Ja ma tean, et Lastevanemate Liidust Aivar Haller näiteks, et tema on ka meil grupis ja on teadlik ja ühe projekti raames oleme kohtunud. No siis info ikka levib väga hästi, mul on tunne, et see Eesti huvitab on nii inimesi. väike, jaa, et info levib. Mulle tundub, et hästi suur huvi on ka lastevanematel, aga millest mul on kahju, et kuidagi ei ole jõudnud õpilasteni, sest tegelikult see on ju nagu põhiline, et kuidagi ma ei tea, milles asi on, kas õpilased, eriti keskkooli omad, ägavad oma selle koormuse all ja pigem on niimoodi, et 10. klass on suur segadus ja 12. klass proovid kuidagi ära lõpetada, et ei ole nagu kuidagi seda aktiivsust õpilaste poolt, et kuidas üldse jõuda õpilastena või üks lahe näide oli, et Süteväka kooli kutsuti meid esinema, et üks õpilane kutsus ja siis ta oli väga vaimustuses ja ta läkski ise siis aastaks Pariisi vabatahtlikuks demokraatliku kooli ja kirjutas artikli veel Pärnu Postimehes ja et see oli väga lahe. Minu enda üks õpilastest võitis Mondo selle essee-konkurssi, kus ta kirjutas ka demokraatlikust koolist, et see oli ka väga lahe. Aga kuidagi nagu õpilasteni pole jõudnud. Ja kui me oleme käinud näiteks koolitust tegemas, siis me mainisime, et aga siis kutsuge õpilasi ka ja siis nad olid, aga siis ükski õpilane ei jõudnudki sinna koolitusele. Et tahaks kuidagi nendeni jõudna, et kui on ideid, siis võib jälle jagada või huviliste õpilastega jagada infot. No ma tean, et meil seal filmiõhtul käis ka paar õpilast tegelikult ja siis oligi selline hetk, et
peale filmi õpilased olid nii nördinud, et ei tahagi ju enam oma tavalisse kooli minna, sest see, mis nad filmis nägid, tundus lihtsalt nii uskumatu ja nii ilus ja nii hea, et kas see ongi see, mida te ootate, et õpilased nüüd hakkavad protesteerima? Aga päris nii ei olnud, sest mäletad, minul oli laps kaasas ja kui alguses oligi see, et äge, siis mingil hetkel, kui me enne koduust põhimõtteliselt ütles, et aga tegelikult ma ei tea, kas ma ikka oskaks nagu neid otsuseid vastu võtta, et tegelikult ta hakkas nagu muretsema, et aga mõtle, kui ma peangi kõige üle ise otsustama, et jõudis kohale. Nad ei lähe mitte lihtsalt siis ka kaasa mingisuguse eufooriaga, vaid ikkagi suudavadki mõelda ja analüüsida, et kas ma ikka tulen toime sellise koormaga, et ma pean otsustama siin kooli saatuse üle võib-olla. Aga kaks asja isegi, et kõigepealt see kooli koosolekus neid asju otsustatakse, sa ei pea hääletama, sa ei pea isegi kohal olema, kui see ei ole sinu jaoks oluline teema. Või näiteks, kui me õppenõukogus hääletame, siis me ju tavaliselt ei hääleta selle õpilase sisseäämise või väljaviskamise poolt, keda me isegi ei tea suures koolis, eks ole. Et sa ei pea osalema, kui sa ei tea. Ja teine asi on see, et ma mäletan, et ühel demokraatliku hariduse konverentsil üks õpetaja ütles, et näiteks nendel koolis on mingisugune tähtede süsteem ja mingi tasemete süsteem ja õpilased ise tahtsid seda. Sa võid ise, sul on vabadus valida endale nii-öelda kontroll. Et sa lähed õpetaja, kas me saaks nii, et ta paned ikkagist mulle hindeid ja punkte ja teeme kogu aeg need kontrolltöid ja harjutame näiteks eksamiteks või et ma tean, et ma olen nii laisk ja ma ei saa teisiti, et kui me lihtsalt peame üks kord nädalas kokku saame ja te kontrollite ja olge minuga kuri ka. Vabalt võib olla, aga inimene on isse selle valinud, et mul on kodus ka mõnikord niimoodi, et ütle mehele, et palun, võta mul lihtsalt see mobiil käest ära ja siis ta võtab ära, nii, töö nüüd tööd. Ja siis ma, jess, aga see oli minu otsus seda küsida ja ma olin väga rahul. Et see ei tähenda seda, et keegi ei aita mind ja ma pean kõike otsustama ja et mul ei ole mingit välist tuge, et näiteks mingi rutiiniga hakkama saada. Aga mulle ikkagi tundub see, et kui ma panen lapse nüüd 4-aastaselt sinna demokraatlikku kooli, et siis kas ma olen nagu teadeks sellest, et ma pean endale need piirangud kehtestama, et kui ma tulen näiteks tavakooli 7. klassist ja lähen demokraatlikku kooli, siis ma ilmselt tean, et eks ju mingid asjad, et alguses on fun, ja mingil hetkel ma võib-olla tunnen, et mingi sisemine motivatsioon, et mis must tulevikus saab, et ma peaks nüüd seda või seda, et siis ma oskan nagu nõuda. Kui ma 4-aastaselt kooli astun, kogu aeg on selline mäng, suju, ma ei tea, ma olen kuidagi väga vanas kinni. Ma saan aru, et seal demokraatlikus koolis ju ongi koos kõik erinevas vanuses lapsed ja kui see 4-aastane näebki, mis need vanemad seal teevad, et nad ju õpivad matkimise teel eeskujude järgi, et ma arvaks, et äkki see on kuidagi sellega seotud. Jaa, mul on siin kuri kahtlus, et kui sa sellist koolis käid, siis võib juhtuda, et sa lõpetad kooli ja sul on ikka fun. Et seal näiteks vilistaste puhul ongi märgatud või nagu seal küsimustikust tuli välja, et hästi paljudel on töö seatud sellega, millega nad seal koolis tegelesid, ehk siis ka nende mängudega, mis nad seal mängisid ja et nad on rahul oma tööga ja nad tihti ongi sellised nagu võtadki mänguliselt ja mis on minu arvates üks kõige ägedumaid osasid ka selles raamatus Vabadus õppida, on see, kus Peter Gray räägib, Jean Liedloff on vist selle naise nimi, kes oli antropoloog ja uuris siis neid loodusrahvaid Lõuna-Ameerikas ning tema just tõi selle välja, et need inimesed, neil ei olnudki sõna töö üldse ja nad võtsid ka väga rasket tööd mänguna ja viskisid nalja samal ajal, kui nad seal mingi tassisid raskeid asju ja ägasid mingi paatide all ja tassisid neid ja see oli mingi konkreetne näide ja siis seal samas pundis oli 2 itaallast, kes muidu kirusid ja vingusid terve aeg, et täpselt sama tööd tehti, väga raske töö, aga siis ja sama asi on ka demokraatlikus koolis, sinu suhtumine elusse ongi võib-olla ka mängulisem. No ma kujutan ette, et kui ma 4-aastaselt lähen sellisesse kooli ja meil mõned on sellised ju andekad, talendikad, kes juba väga varajases eas neil on mingisugune eeldus saada kellekski teha midagi ja kui ta siis ka selle avastab, on ju, või vanem kuidagi suunab ja avastab mingisuguse talendi ande ja see laps hakkab sellega tegelema ja mõtle, kui ta tegeleb sellega terve kooli aja juba, et kui ta siis lõpetab teadlikult. Kooli, jah, ta on juba ju siis oma tipptegija, ma kujutaks ette või spetsialist, et kui me siin tavakoolis õpime 9 aastat
seda, mida riiklik õppekava ette näeb ja see õpilase see andepool, see jääb justkui nagu sinna huviringi või trenni või kuskile nagu peale kooli, et koolis on vaja need põhiteadmised selgeks saada, siis ma kujutan ette, et seal on tal ka aega tegeleda just oma selle andega, oma huviga, mis teda nagu tõsiselt huvitab. Selle kohta on Jakov Hehti raamatus, minu arvates oli see näide, et Iisraelis oli üks noormees oli, kes käis ka siis demokraatlikus koolis ja teda surfamine väga huvitas ja ta kogu aeg nii kui ilus ilm oli tegeles sellega ja siis ta ka arvutas neid mingeid nurkasid ja laine asju ja mingeid, et tegeles ka selle teooria osaga ja siis ta on nüüd esimene iisraellane, kes sai olümpiamängudel kuldmedali, et see on ka minu arust väga ja kusjuures see aasta sai ka üks vist oli kodu- või vabaõppe naine sai taliolümpiamängudel kuldmedali. Et jah, et ta saigi kogu aeg, siis mitte siis kogu aeg, aga väga suures osas saigi surfamise teemadega tegeleda. Ja samas on jälle see, et minu arvates ei ole üldse halb, kui sa 4-aastaselt juba ei tea, kelleks sa tahad saada, et sa katsetad erinevaid asju, sest me ikkagist ju kogu aeg õpime ja et see mängimine näeb mängimisena välja, aga see ongi see, kuidas see hetkel on sul kõige parem elada ja mis tagab ka selle, et sul tulevikus oleks hea elada. Et üks näide selle kohta on ka see, et koolis õppimine on hästi lineaarne ja õppekava on spiraalne, eks ole. Aga tegelikult õppimine ei ole üldse lineaarne, et kui me ise oleme proovinud ka midagi õppida, siis vahepeal tuleb mingi idees, tegeled sellega, siis pool aastat ei tegele, siis jälle tekib mingi pahvakas, jälle tegeled, tuleb välja, et vahepeal oled isegi arenenud, et siis kuskilt lugesin ühte näidet ka, et üks tüdruk demokraatlikus koolis oli väga hea kirjutamisandega, kirjutas väga hästi. Ja siis mingi hetk ta lõpetas kirjutamise ja lihtsalt tükk aega ei kirjuta mitte midagi ja õpetajad olid nagu, et nad teadsid, et nad nagu ei sunni või ei suuna, vaid toetavad ainult. Aga oli nii suur niisugune kihked, et ikkagist, et nagu suunata, et kuule, et sa kirjutad nii hästi, et äkki sa ikka vahest harjutad ja arendad seda annet endas. Aga nad hoidsid ennast tagasi ja siis tüki aja pärast hakkas ta uuesti kirjutama ja ta oli täiesti uuel tasemel ja tuli välja, et millest ta terve see aeg arenes, oli see, et ta lihtsalt jutustas terve aeg kogu aeg inimestega ja ta arendas enda oskust, et kuidas karakterit avada kirjanduses ja tegelikult ta arenes kirjutamises, kuigi ta ei kirjutanud. Et minu arvates väga riskantne, väga suur vastutus on võtta teist inimest õigesti õpetada, päris võimatu. No mulle jäi siit veel ennem kumama see jah, et lõpetangi kooli ära ja lähen tööle ja ikkagi võib veel fun olla, et hästi palju noori ma nagu kuulen praegu ongi sellised, kes lõpetavad gümnaasiumi ära, nad saavad kuskil ülikooli sisse ära ja siis ei tea, mida teha, on ju, et ma sain sisse ja nüüd on ainult pidu, et on justkui nagu mingi asi on saavutatud või kes siis ongi ülikooli ära lõpetanud, et ma enam kunagi ei taha midagi õppida. Et see on see sama näide, et kui kehalises kasvatuses jooksed Cooperit, nii et veremaitse ja okse on suus ja ei taha enam kunagi joosta, siis saad täiskasvanuks ja järsku avastad, et oi, kui teraapiline ja mõnus on see pikamaa jooks, et küll oleks tore, kui juba kooli ajal oleks sellist teraapia võimalust kasutanud, et jah, see nagu hästi seostas mulle praegu, et võib-olla demokraatlik kool võimaldab või annab nagu selle, et mul ei ole kõrini õppimisest või et see ja niisugust elu tervemat olemist üleüldiselt, et õppimine on äge, et ma saan ise hakkama, ma tean ennast paremini ja minu arvates on ka see, et kui sa demokraatliku kooli mingid videosid vaata või nendes koolides käia, siis natuke kuidagi, et see ei näe välja nagu hea kool, et lapsed ei näe välja ideaalsed, ei ole vormi riietust, ei ole siuksed nagu, et rõõmsad tõstavad kõik käe ja siuksed hästi viksid. Pigem siuksed natuke nagu lodevad, hunnikus üksteise otsas ja kallistavad ja niimoodi ja siis hästi tihti on juuksed on siniseks värvitud ja rõngad on mingi ninas ja igal pool ja siis siukene võib-olla natuke lohakamad võivad välja näha või ja hästi erinevat stiili on seal näha. Et kui me vaatame hästi nunnusid täpselt ühesuguseid vormiriidest lapsi, kes on hästi toredad, siis me tegelikult petame ennast. Et tegelikult kui inimene saab tema ise olla, siis ta ei näe hästi viks ja korralik välja. Ja et neil on seal õigus olla nemad ise. Ja et see on hästi, hästi vajalik minu arvates terveks eluks. Et sul ei tekiks
depressiooni ja nii edasi ja sa oled jõudnud doktorantuuri ja sa ei saa aru, miks sa seal üldse oled, tegelikult tahaks üldse kohvikut avada. Et siukene, et sa saad kogu aeg katsetada, ma mäletan, et näiteks minul oli ka koolis see, et vanemad lubasid mul ükskõik mida kanda ja see on täitsa kohutav hea, et sellest ajast nagu üldse pilte ei ole, aga siis mingi hetk nagu ma saingi kõik ära katsetada ja mul on kuidagi nii hea meel, et see oli nii suur eksperimenteerimine ja siis mõnikord oli koolis küll jõle halb olla, aga siis jälle sain aru, et mis on minu stiil või kuidagi õppisin ennast tundma ja see oli nii äge, et mu vanemad nagu selles osas üldse ei olnud ranged ja lubasid mul kõike katsetada. Ja ma arvan, et sama on õppimisega ja üldse selle teadasaamisega, et kes sa oled. No nii, ma olen proovinud siin oponeerida nüüd igasugustel teemadel, kas kuskilt veel annab, et miks see kool võib-olla ei ole nii hea. Ja. Et enne seda saadet ma tegelikult natuke guugeldasin ja otsisin, et no, et kas kuskil on juba midagi räägitud sellest, millised on nagu kogemused ja siis leidsin ühe taskuhäälingu, kus siis üks naisterahvas, kes 17 aastat tagasi lõpetas demokraatliku kooli, rääkis oma kogemustest. Ja rääkis siis sellest, et tal oli noorem vend, keda koolis kiusati ja tema vanemad... Kas tavakoolis või demokraatlikus? Tavakoolis ja vanemad ei osanudki mitte midagi muud teha, kui et leidsid selle demokraatliku kooli ja proovisid seda ja sellele poisile väga sobis see, et ta leidis ise ennast selles koolis üles, et ühesõnaga ta nägi, et vanemad nägid ja õde nägi ja kõik nägid, et see on nagu hästi positiivne samm ja siis, aga mis juhtus oli see, et see tüdruk siis, kes rääkis, tema muutus tavakoolis väga õnnetuks. Ehk siis teda hakkas, kui ta tavakoolis oli väga tubli ja tark õpilane, ühtegi probleemi ei olnud, keegi ei kiusanud, kõik oli väga hästi, siis mingil hetkel ta nagu tundis, et aga minul ei ole nii, ma ei ole nii õnnelik, kui minu vend näiteks on. Ja siis ta vahetas ka kooli ja läks sinna demokraatlikku kooli. Ja siis, kui saatejuht küsis, et no millised siis sinu päevad tegelikult olid, siis ta kirjeldas seda, et no, et me rääkisime sellest, noh, põhimõtteliselt tühjast tähjast, vahepeal tegime mõne suitsu, siis rääkisime jälle, et kogu koolipäev oli siis selline välja näinud, aga et see tema teadis nagu täpselt, et tema tahab saada kuulsaks ja siis, et see suunitlus oli siis selline, et ta võttis siis balletitunde, muusikatunde, ühesõnaga kõike tunde ja ta rääkis ka, et ta oli 17-aastane, kui ta 5-6 aastastega balletiklassis oli koos, et aga et see oli nagu jumala okei, et vot selline kogemus siis podcastist ja siit minu küsimus siis, et kuivõrd sa näed seda, et see demokraatlik kool võib aidata neid lapsi, kes on võib-olla kuidagi tõrjutud tavakoolis. Kõigepealt neid demokraatlikke koole ju üritatakse põlve otsas igal pool teha. Mitte, et see oleks halb. Need tavaliselt ju ongi rohujuure tasandil, lapse vanemad saavad kokku, pole rahul, teevad kooli. Et neid on hästi palju erinevaid ja võib täiesti olla selliseid, mis üldse ei funktsioneeri ja kus samamoodi kiusatakse. Aga üldiselt selles Sudbury koolis, mis on aastast 68 juba olnud avatud järjest kogu aeg, et seal öeldakse küll, et kooli kiusamist põhimõtteliselt ei olegi. Ja kuidas see võiks aidata nii-öelda siis eluga pahuksis noori? Teil on mõlemil lapsed ja... Minul ei ole. Okay, aga sul on kokkupuude lastega? No ikka, õpetajana ja tädina. Kui mõtled oma siis tädi rolli peale ja siis sa vaatad seda last ja lihtsalt, kas meie suurim soov ei oleks see, et nad on õnnelikud selle üle, kes nad on ja neil ei ole häbi enda üle ja nad on endaga rahul. Ja ma arvan, et selline haridus toetab seda täiega, et kui vaadata neid õpetajaid, kes selle filosoofiaga kokku sobivad ja kes seal töötavad või noh, nad ei ütlegi õpetanud, et kooliliikmed ja kui seal konverentsil vaadata, kuidas need õpetajad nende noortega suhtlevad, kuidas nad aktsepteerivad neid ja mitte, et sa ei aktsepteeri ainult seda head osa, vaid ka seda halba osa, et kui sa oled 16-aastane ja sa suitsetad, aga sul on igasugune õigus, sest seaduse järgi Hollandis näiteks võib 16-aastaselt suitsetada, et siin nagu ei halvustata, ei tõugata välja, vaid et see on su enda otsus ja sa ise vaatad, mis sa teed ja sa tead, mis on tagajärjed. Et nagu, et sind aktsepteeritakse sellisena, kes sa oled ja sa ei pea olema nii-öelda täiuslik, siis see on minu arvates nii äge. Et see on, ma arvan, et see on sünnist saadik meie üks suurimaid soove ja kirge, et olla aktsepteeritud sellisena, kes sa oled. Ja kõige suurem vajadus on meil olla aktsepteeritud, sest muidu meie ellu, kui meie vanemad ei aktsepteeri meid. Ja kui sa näed, et sind ei aktsepteerita sellisena, nagu sa oled, siis sa ohverdad iseenda, et kes sina oled. Ja mulle tundub, et meie koolisüsteem toetab hästi seda, et sa hülgad põhimõtteliselt iseenda, et kes sa oled, sest sa tahad olla aktsepteeritud. Aktsepteerimise vajadus on meile evolutsiooniliselt tähtsam
kui see, et olla sina ise. Aga sina ise tuleb kohe selle järel ja siis sul on dilemma koolis. Mina valisin täiega aktsepteerimise, ma olin täielik nohik. et siis ongi, et mõelda nende väiksete pupsikute peale, et tal on valida, et kas ta saab kiita või ta on tema ise. See on nii kurb, et nad peavad selle valiku tegema. Et seal nad võivadki olla mitte täiuslikud ja nad on ikka aktsepteeritud. Et see on minu arvates selle üks hästi oluline aspekt, mis polegi nii väga õppimisega võib-olla seotud. Aga Katrin, kas see ongi nüüd see põhjus, miks sa tulid ära Tartu eliitkoolist, kus sa töötasid bioloogiaõpetajana, olid AIB-i õppes, on ju, eks ju, tunnustatud õpetaja ja nüüd siis järsku kõik ei suuda, et see kool siis ei toeta sinu põhimõtteid või? Miina Härma gümnaasiumi suhtes on väga, väga soojad tunded, et ma olin seal 6 aastat õpetaja ja mul on tunne, et tänu sellele koolile ma jõudsin kiiremini radikaliseeruda, sest ma arvan, et kui ma oleks olnud mõnes koolis, kus oleks näiteks hästi palju distsipliini probleeme olnud või selline, kus õpilased võib-olla oleks vähem nii-öelda õppida tahtnud, et ma poleks jõudnud kohe selleni, et see ikka ei tööta, aga mul olid kohe õpilased, kes tahtsid täiega õppida, kes tahtsid viisi saada, suhted olid head, mõnikord isegi väga häid suhteid ja ma arvan, et mõned inimesed, ma võin isegi neid praegult sõpradeks nimetada ja neid vilistasi, et ma jõudsin kohe selleni, et see ikkagist ei tööta, sest mulle tundub, et tihti, kui sa oled sellises keerukas koolis, sa mõtled, kui see oleks nii, kui nad saaks aru, kui oluline see on ja kui nad saavad aru, kuidas see on igapäevaeluga seotud ja kui nad ainult pingutaks ja õpiks ära ja saaks head tulemused ja saaks ülikoolis õppida, mis nad tahavad, see oleks kõik korras. Aga ma nägingi seda versiooni, et nad tahavadki õppida, nad teevadki sinuga koostööd, nad ongi sinuga nii toredad, nad toetavad siin algaja õpetajana, kõik on ideaalne ja sa ikka tunned, et see ei ole nagu, et nii palju rohkem on võimalik kui see, mida sa näed, mis on juba põhimõtteliselt ideaalvariant, mis oleks iga õpetaja unistus, kuhu sattuda algajana. Ja siis oli veel IB, mis mulle veel rohkem meeldis ja mulle võimaldati kohe seal tunde anda rohkem ja et ma kogu aeg põhimõtteliselt olen saanud seda, mida ma tahan ja tänu sellele ma olen palju kiiremini jõudnud selleni, et kooli pole üldse vaja. Et IB-s on näiteks see, et bioloogiasse tulid need, kes valisid, et nad tulid bioloogiasse, et IB-s sa saad valida, et kas sa siis loodusainetest võtad keemia, füüsika või bioloogia. Nii et need, kes tulid bioloogiasse, nad valisid, et nad minuga koos seal istuvad. Juba oligi nagu demokraatlik. Mingis mõttes jaa, selle kohta öeldakse küll tweedism, ehk siis sul antakse valikuvariandid, ehk siis sul ei ole totaalne vabadus, vaid 3 valikut. Näiline vabadus. Jah, aga ikkagist ma juba vaatasin, et see on juba hoopis teine tase ja juba klassis oli tunda hoopis teist taset ja ma mäletan, et viimane õppeaasta, et nagu õpetasin sügisel mingi aeg ja siis järsku mõtlesin, et ma täitsa ära unustanud selle distsipliini teema, et peaks ütlema, et olge tasa või on kuidagi, et siis ma et tihti see on ju nagu probleem nagu õpetajana, lähed koju, mõtled, kuidas ikka selle poisiga ikka saada sina peale ja et ikka nii, et ta kuulaks ja et ta ikka räägiks ja võtaks osa ja ikkagist ma ei olnud rahul, et siis ma nüüd tulingi sealt ära ja et seda tööd saaks teha need, kes on rahul ja et mina saaks minna järgmiste asjadega edasi. Ja igatahes ma olen väga tänulik, et ma kogu aeg sain neid asju, mis ma seal tahtsin. Sain õpetada neid, keda tahtsin, sain olla klassijuhataja, sain olla IB-s õpetaja, sain nendel koolitustel käia ja et väga äge. See on kindlasti üks põhjuseid, miks ma olen nii-öelda radikaliseerunud. Sa, Katrin, ütlesid, et Miina Härma gümnaasium on natukene süüdi selles, et sa nii radikaalseks muutusid, aga räägi meile sellist sünnihetkest alates, et kindlasti on siin neid mõjutajaid rohkem olnud kui ainult Miina Härma gümnaasium. Ja, tänu Miina Härmale siis. Aga ma arvan küll, et mul on olnud hästi palju vabadust noorena ja et ma olen hästi palju reisinud, et ma ise sündisin tegelikult üldse Venemaal ja ma olen pool komi, ema on mul komi, isa on eestlane ja ma arvan, et ma olen lapsepõlves hästi palju näinud, sest mingi aeg ma elasin seal ja me olime kõik suved alati komis, et komi on 2000 kilomeetrit Eestist siis Uuralite poole, täitsa maakohas karjatasime lehmi ja hobustega toodi leiba poodi ja et sükene
väga äge ja sõbrad käisid veel kolhoosis, kui mina käisin gümnaasiumis suvel ja nägin hoopis teistsugust elu ja ma arvan, et üks põhjuseid, miks näiteks mulle see kogukonna värk väga meeldib, et seal on palju kogukondlikum elu, et on ikkagi sellised talguid tehti koos ja karjatamine käib küla peale ja inimesed tulevad lihtsalt uksest sisse, tulevad, istuvad kohe pingi peale ja uurivad, kuidas sul elu läheb, et uksed ei käinud lukku, kui ma väike veel olin seal ja et see kogukonna teema, ma arvan, tuleb sealt, et ma nägin kuidagi eri vaatenurkadest, et ma arvan, ma sain väga väiksena juba aru, et sellist asja nagu normaalsus ei ole olemas. Et näiteks, et komid pigem võib-olla häbenesid oma identiteeti, et parem oli, kui lapsel ei olnud komi aktsenti, et hakata temaga vene keeles rääkima. Eestlane on jälle hästi uhke oma keele üle, just ma sündisin ju 87, kõik need laulmised ja asjad, nii oleme väga uhked. Ja siis ma kuidagi sain aru, et ja pluss võib-olla suhtumine venelastesse erinev ja mina nägin seal hästi palju Venemaa venelasi ja siin Eesti venelased, nad on minu arvates erinevad. Et ma nägin hästi palju erineva nurga tagant asju ja siis ma saingi aru, et see inimene arvab täiega niimoodi ja et see tundub talle nagu, et nii ongi asjad ja et hoopis 2000 kilomeetrit eemal inimesed arvavad täiesti teistmoodi ja arvavad, et nii ongi asjad. Et võib-olla sellepärast ka kuidagi oli kiiremini aru saada, et see, mis ühed arvavad, et on tõde, et tegelikult ei pruugi olla. Lasteaias sa käisid või ei käinud? Mingi aeg käisin, mu ema oli hästi ka kodune, mul oli täiega äge lapsepõlv, et ma õega koos mängisime ühe 4-lapselise pere juures ja põhimõtteliselt päevad läbi mitte keegi ei kontrollinud meilt. Päevad läbi lihtsalt jooksime metsas ringi, eksisime ära, ehitasime kivijonne ja võitlesime teiste kampadega ja mitte keegi ei teadnud, kus me oleme, vahepeal läks kõht tühjaks, siis rullisime nõgese lehti, sõime neid ja siis käisime vanema aias ploome söömas, et nagu täielik vabadus ja see oli üliäge, lihtsalt kogu aeg tegime, mis tahtsime ja mul oli maailma kõige ägedam lapsepõlv selle mängimise koha pealt ja oligi, et seal oli 2 poissi, 2 tüdrukut ja siis mina ja minu õde ja ma olen Koselt pärit, Eestis on see Kose, kus ma üles kasvasin ja komis, seal ei saanud väga kaugele minna, sest seal on karud ja värki, et see on nagu täielik nagu in the middle of nowhere. Et piirid olid teil siiski paigas, kuigi teil oli metsik vabadus, oli teil ikkagi mingi karupiir tuli ette. Laste maailma piirid ja karupiir ja siis jõepiir, et seal on, Venemaal on hästi suured laiad jõed, et seal oli ohtlik, et sinna nagu väga ei tohtinud üks sinna. Eestis piirid olid ka kambapiirid, eks ole, et kelle on ja kus kohas ja sellised võitlused ja asjad, et nagu see oli ka, et nagu täitsa igale poole tõesti ei tohtinud minna. Ja et tohutu vabadus. Koolis käisin, siis mingi hetk hakkasin koolis käima, aga peale kooli tohutu vabadus, jälle mudaplönne tegime ja mängisime ja jälle keegi ei teadnud, kus me oleme. Ja ma arvan, et mu ema on ka selles suhtes hästi äge, et ta nagu andis hästi palju vabadust meile ja me tohtisime igal poole minna ja Tiinekana ka tohtisin igal pool pidudel käia ja igal poole ööseks jääda ja üldiselt ma tema usaldust ka ei rikkunud, et ma olen kuidagi hästi palju minu arvates vabadust saanud ja peikad tohtisid olla ja ema alati usaldas, et kui minule meeldib, siis küll siis temale juba ka meeldib, et kui mina juba endale hea peika välja olin, et nagu eri tasanditel oli mul vabadust, et täiega äge ja kooli asjasid vanemad ka ei kontrollinud üldse, et kuidas mul läheb, kuigi ma olin nohik. Aga kuidas see suur vabadus, et kuidas sa koolis siis nendesse piiridesse ja normidesse mahtusid? Ütlesid küll, et olid nohik, et järelikult tegid ära oma asja, aga kuidas sa tundsid ennast seal? Millegi pärast ma kujunesin people pleaseriks, ehk siis nagu tahtsin meeldida või tahtsin tubli tüdruk olla. Geenid võimaldasid mul jõuda selleni, et saavutada häid tulemusi ja mul tegelikult täiega meeldis õppida, et ma alati õppisin, uurisin hästi palju juurde, käisin olümpiaadidel ja mul päriselt oli hästi huvitav ja minu isa on jälle hästi äge selles suhtes, et talle meeldib hästi palju arutada ja filosofeerida ja ta luges minu õpikuid läbi ja siis ta on nagu kuidagi võttis mind minu arvates nagu täiskasvanuna ja eriti äge on veel see, et mul kuidagi ma ei ole kunagi tundnud seda tunnet, et et naised ja mehed ja naistel on vähem õigusi või kuidagi oleks halvem naine olla või siis mulle tundub, et isa võttis alati hästi nagu võrdsena ja arutas asju ja tõsiseid asju ja keerulisi asju ja tahtis õpetada, et kuidas mingid rattakummi pumbata, mis nagu
väga ei rõõmustanud, aga et õpetas nüüd kuidagi ise hakkama saama ja et ma arvan, et see on ka oluline, et ma kuidagi tundsin ennast võrdsena või mul ei ole probleeme tähtsate inimestega rääkida või mingid meeste teema või ma ei tea, ma tean, et teised on mulle rääkinud, sellepärast ma tean, et see on olemas, aga ma ei ole ise seda kunagi tundnud. Kose kooli vabaduse ilming on minu jaoks see, et minu lemmikõpetaja oli Kärt Matiisen, Eesti üks parimaid matemaatikaõpetajaid ja matemaatika on mu suur lemmik. Kuidas tema vabadust näiteks andis, oli see, et ta oli küll range või ma arvan, et on siiamaani ja alati käskis koduseid ülesandeid teha, aga ta alati ütles, et Tallinnast Tartusse saab ka Narva kaudu minna, et ta lubas ülesandeid enda moodi teha ja siis lasi tahvlil kõik need erinevad käigud ette näidata, et sina tegid hoopis nii ja mina näita tahvlil, kuidas sa tegi, et see oli minu arvates hullult äge, et sa pusisid ja mõtlesid mingi hoopis teise suure ringiga leidsid selle kolmnurga, selle kraadi, aga et ta alati lubas seda teha ja oli, et igatipidi saab, kuigi kõige lihtsam oleks küll niimoodi teha, aga et sa võid seda hoopis teistmoodi ka teha, et see oli minu arvates hästi inspireeriv ja äge. Ja siis ma sain ka aru, et matemaatikas, et kuidagi ikka saab, et kuidagi ma ikka posin selle vastuse välja, isegi kui ma seda valemit ei mäleta ja siis sain 98 punkti matemaatika eest ja ülikoolis ka. Tervitused talle ja et see oli väga äge minu arvates. Aga edasi bioloogiani ja siis ma keskkoolis õppisin hästi palju, siis oli täitsa kopp ees, mõtlesin, et lähen vabatahtlikuks, siis mõtlesin, et lähen arstiks ja siis mõtlesin igasuguseid erinevaid asju ja tegin igaks juhuks 5 riiklikku eksamist, sest ma ei teadnud üldse, mida ma tahan teha. Ja siis järsku õppisin bioloogia eksamit, mis on viimane, oli üks viimastest ja vaatasin, päris äge. Siis vaatasin Tartu Ülikoolis seda õppekavad, päris äge ja siis tulingi bioloogiat õppima. Olen väga rahul oma valikuga. No Katrin, ma tean, et sul on õppimise kohta üks hea tsitaat ka. Jaga seda meiega. Ma ei tea seda eestikeelset versiooni, aga mulle väga meeldib see Leonardo da Vinci tsitaat, et true learning never exhausts the mind. Ehk siis, et päris õppimine ei ole kunagi väsitav. Ma väga usun sellesse, et ma olen elu jooksul nii paljusid asju pidanud juurde õppima, nagu me kõik, eks ole, elu kestev õpe toimub meil tänapäeval. Et kui see on millestki põnevil, siis näiteks fotograafia oli mingi hetk, mul hakkas huvitama ja siis ma mäletan ükskord, ma tulin koju niimoodi, et ma ei jõudnud isegi mantlit ära võtta, ma lihtsalt täitsa ma pean seda avasuuris ja fookus ja siis valguse teema, mis see mingi apertuure ja mis värgid need on. Ja siis lihtsalt mantli võtsin oma selle iPadi kätte ja lihtsalt tundide kaupa lugesin läbi kõik, valisin fotoka välja ja siis olid, ma õppisin just füüsikat täiega. Ma pole seda kunagi varem nii kirglikult teinud. Minu arvates see on täiega õige. Aga kuhu siis Katrin Saage edasi tahab minna või mida ta tahab teha? No hetkel minu suurim südamesoov on olla hea lapsevanem või siis piisav, aga õpetajana minu selline hetkeunistus, mu unistused muutuvad päris kiiresti, on kas luua või siis toetada seda, et keegi looks demokraatliku kogukonna. Ehk siis ei oleks kool, vaid see olekski kogukonna keskus, kus kõik saavad õppida ja kõik saavad tegutseda ja et see oleks ka ettevõtlusega seotud. Et Leedu demokraatlikus koolis on näiteks eraldi ruum olemas NGO-dele, ehk siis näiteks ühe tüdruku isa töötas temaga samas majas ja tegi oma asju, seal maksavad rendipinna eest ja teevad oma tööd, samal ajal lapsed saavad näiteks uurida, millega seal tööd tehakse ja lõuna ajal said isa ja tütar koos lõunat süüa ja nende koeraka oli ka seal. Et see oli minu arvates väga ilus näide, millest saaks edasi ehitada midagi ülesse. No ja kui küsidagi, et milline on siin unistuste kool, kas ongi see sama lihtsalt demokraatlik kool või on seal veel midagi juures? Et kui sa võid unistada kastist välja, sul on kõik võimalis, kogu maailma raha, kõik on sul olemas. Okei, ma pole vist isegi niimoodi teinud. Nii, unistuste lapsevanema seisukoha pealt kõigepealt on see, et mina teaksin, kes ma olen, et ma ise oleksin niisugune õnnelik, täisväärtuslik inimene, et oleks toimiv, õnnelik perekond ja et minu laps näeks, et ma oleksin eeskuju sellele, milline ma tahaks, et tema oleks või et milline tema elu oleks. Ja et tema saaks osaleda hästi palju nendes asjades, mida ma teen ja et samas meil oleks siin turvaline aedkond, kus laps saab ringi möllata
ja et oleks siis niisugune kogukonnakeskus, mis võimaldaks siis selliste asjade tegemist, mida kodus ei saa. A la igaüks ei saa endale klaverit koju osta, aga selle asemel klaver, näiteks mingi raamatukogu, võib-olla kohvik, mis tooks seda passiivset või tooks tulu sisse, aed. Et ma arvan, et nii-öelda kooli moodi asjal võiks palju väiksem osakaal olla, kui praegult on. Et oleks lihtsalt äge pereelu, mis on seotud ka ägeda kogukonna eluga. Ja siis minu arvates polegi kooli väga vaja. Et ma ise olen ka väga palju õppinud just sellepärast, et ma olen 2 riigis kordamööda üles kasvanud ja ma arvan, et ma õppisin sellest palju rohkem kui koolist. Jah, nii et jõudsimegi sinna, miks kooli ei ole vaja, et kuidas siis nii-öelda ilma koolita hakkama saada, sest ma arvan, et tavaõpetajad ei kujutaks sellist asja ettegi, et kooli ei ole. Aga kui sa tõid selle kogukonna siia mängu, siis see annab hoopis teise mõõtma asjale. Muidugi jah, et kas me kõik oleme kogukonna inimesed, on ju, aga et küll oleks tore, kui selline võimalus oleks nendel inimestel, kellele see sobib. Aga Katrin alustas, et lapsevanemana, et ikkagi temas on see pedagoog on olemas, et kui ta nüüd on ikkagi see selline õpetaja roll on nii äge. No just, et kui sa nüüd õpetajana saaksid selle ideaalse kooli luua. Bioloogia on nii äge, teadus on nii äge. Ja ma väga igatsen, et nüüd, kui ma sügisel tööle ei läinud ja mul siis teine poeg sündis, siis 1. september, nii äge, kõik on uus ja algus ja uued õpilased ja nii äge ja et on täiega siukene nagu, ma ei tea, sõrmed sügelevad või et nii äge on õpetaja olla. Õpetajana ideaalne on õpetada neid, kes tahavad, et sa õpetaks neid. See on täiega äge. Et praegult ma näiteks olen ka kunstikoolis, Tartu kunstikoolis õpetan hästi väikese koormusega ja seal mul on ka üks noormees, kellega me proovime õppida rohkem neid asju, et mis meid mõlemaid huvitab ja nii äge on. Ja Miina Ärmas oli sama asi, et mis võiks olla muu parim asi õpetajaks kui õpilane, kes tahab õppida ja sinul on talle siis pakkuda seda, mida ta tahab õppida. Bioloogias on täiega palju asju, mida ma ei oska ja kui ta tahaks seda teada, siis oleks selle halb tunne. Aga täiega äge, et kui keegi tahab sinuga arvutada ja õppida, et sa saad talle näidata mingeid katseid, mida sa oskad teha ja on väga äge õpetaja olla. Praegu ma küll ei viitsi enam mitte kedagi õpetada, kes ei taha õppida. See aeg on läbi, ei viitsi. Et unistuste kooli kui sellist ei olegi, sa unistad lihtsalt õpilastest? Ja unistan, et on keegi, kes tahab õppida ja mul on midagi pakkuda. Sest mulle tundub, et nagu kui minna õpetaja elust välja, kui mõelda, et ma olen nii-öelda ka bioloogi taustaga natuke teadusega kokku puutunud, siis tegelikult ma ei tea, mis tunne teile on. Mul on natuke siuke tunne, et tegelikult kui ma ei ole õpetaja, siis ma ei oska mitte midagi. Ma ei oska nagu väga nagu aias väga asju teha ja ma ei oska nagu võib-olla neid natuke keemia teadmisi kodus nii väga hästi kasutada ja on kuidagi nagu natuke tunne, et ainuke, mida ma oskan teha, on bioloogiat õpetada, aga ma ei oska nagu nii väga nagu bioloogia asju teha või et ma tahaks nagu see on järgmine asi, mida ma tahaks nagu osata ka teha bioloogina rohkem asju. Ja demokraatlikus koolis tihti ei võetagi ainult õpetajaid, vaid ka neid, kes nagu on praktikud. Et ma tahaks nagu rohkem praktik olla ja siis uuesti õpetada. On äge see, et me erinevaid koolitüüpe proovime nüüd tutvustama hakata oma saadetes, et meie kuulajad ka jõuaksid noppida need sellised oma asjad siit ülesse. Ja kindlasti lähevad alla erinevad lingid, mida saate siis klikkida ja saate sealt veel lisainfot vaadata juurde. Nii et kellele huvi pakub, siis kindlasti leiate selle info sealt ülesse. Aitäh, Katrin, et sa jagasid meiega demokraatliku kooli mõtteviisi. Ja suur aitäh mind siia kutsumast ja kui tahate siis silma peal hoida, et meie filmiõhtutel või üritustel, siis Facebooki grupp Vabadus õppida ootab teid. Rõõm kuulda. Järgmise korrani. Kuulmiseni. Nägemist.